Otse kui hirv igatseb veeojade järele, nõnda igatseb mu hing sinu juurde, Jumal. Mu hing januneb Jumala järele, elava Jumala järele. Millal ma tulen ja näen tema palet? Mu silmavesi on mulle leivaks ööd ja päevad. Sest mu vastu öeldakse kogu päev, kus on su Jumal? Ma valan välja oma hinge, meenutades seda, kuidas ma läksin läbi rahvamurru, keda ma juhtisin Jumala kotta, pühapidajate hõiske ja tänuhääle saatel. Miks sa oled nii rõhutud, mu hing, ja nii rahutu mu sees? Oota Jumalat, sest ma tahan teda veel tänada ta palge abi eest. Nii on öeldud psalmides. Ja ma tahaks küsida, et kas sa oled rahutu hing, kui sa tuled kogudusse? Kas sa tunned, et su sees midagi keeb? Kas sa kontrollid elu või ta kontrollib elu sind, nagu siin Tõnu ühes jutluses mainis? Kas sa oled rahulik või oled sa rahutu? Ma usun, et kui me tuleme kogudusse rahutuna, siis me vähemalt võiksime väljuda siit rahu sees. Sest kui me tuleme Jumala lähedusse, me kohtume mingis vormis elava issandaga, valitsejaga, siis see ainukene õige reaktsioon on seal rahu. Sest me teame, kes valitseb, me teame, kellesse me usume, me teame, kelle käes me oleme. Ja kui me seda tõesti mõistame, siis me saame tunda seda rahu. Olge kõik väga õnnistatud, te olete õiges kohas. Ja ma usun, et Jumal tahab vähemalt mõnele meist täna kinkida seda üleloomulikku rahu. Alustame seda teenistust siin 2 ühise lauluga, selleks, et kiita meie Jumalat.
salm 84:12. Sest issand Jumal on päike ja kilp. Armu ja au annab issand, ega keela head neile, kes laitmatult elavad. silmete pildid materiaalsetest mägedest, mis võivad langeda, kui me ütleme Jumala sõna nende mägede üle, aga tihti need mäed on meie sees. Ja meil on tihti tunne, et need mäed on liigutamatud, et me oleme sellised ja meil on meie vead, aga Jumal on nii suur ja need mäed liiguvad Jeesuse nimes. Lauleme neid sõnu usus, et Jumal võib muuta neid mägesid meie sees, neid torme meie eludes, et me saaksime ülistada Jumalat selles rahus, sisemises julguses tema ees.
me oleme koos. Hõisaku taevas ja laulgu sul maa. Suur oled kuningas, auline sa. Mühab kõik meri ja langevad mäed su võimsa nime ees. Hõisaku taevad ja laulgu sul maa. Suur oled kuningas, auline sa. Mühab kõik meri ja langevad mäed su võimsa nime ees. Laulan ma rõõmust su käte tööst, sest siiale iial meid jäta sa. Tean, oled ustav mu Jumal sa lõpuni. Tean, oled ustav mu Jumal sa lõpuni. Tean, oled ustav mu Jumal sa lõpuni. Võime seisma jääda. Täna hommikuseks piiblitekstiks ma valisin ühed tuttavad sõnad. Nagu te siin näete, siis meil laud on kaetud ja meie, kes me võtame osa sellest seadmisest, me kuuleme iga kord tuttavaid sõnu. Aga siis ma mõtlesin, kas me oleme ka kuulnud, kuidas seda lõiku pikemalt ette loetakse. Seepärast ma tahaksingi lugeda Luuka evangeeliumi 22. peatükist sellise suurema osa. Salmid 7–38. Saabus hapnemata leibade püha, mil pidi paasatal tapetama. Ja Jeesus läkitas Peetruse ja Johannese ning ütles, minge ja valmistage meile paasa, et me seda sööksime. Nemad küsisid temalt, kuhu sa tahad, et me selle valmistaksime? Tema ütles neile, vaata, kui te lähete linna sisse, siis te kohtate veekruusi kandvat inimest. Minge temaga kaasa sinna majja, kuhu ta sisse astub, ja ütelge selle maja peremehele. Õpetaja ütleb sulle, kus on võõraste tuba, kus ma võiksin süüa paasat oma jüngritega? Siis too näitab teile suurt vaipadega kaetud ülemist tuba. Seal valmistage. Nad läksid ja leidsid nõnda, nagu Jeesus neile oli öelnud. Ja nad valmistasid paasa söömaaja. Ja kui tund tuli, istus Jeesus maha ja apostlid koos temaga. Ja ta ütles neile, ma olen südamest igatsenud seda paasat süüa teiega enne oma kannatamist. Sest ma ütlen teile, ma ei söö seda enam, kuni kõik on läinud täide Jumala riigis. Ja ta võttis karika, tänas ning ütles, võtke see ning jagage eneste vahel. Sest ma ütlen teile, mina ei joo nüüdsest peale viinapuuvillast, kuni Jumala riik on tulnud. Ja ta võttis leiva, tänas ja murdis ja andis neile öeldes, see on minu ihu, mis teie eest antakse, seda tehke minu mälestuseks. Sel samal kombel võttis ta ka karika pärast õhtu söömaaega ja ütles, see karikas on uus leping minu veres, mis teie eest valatakse. Siiski, vaata, minu äraandja käsi on minuga lauas. Sest inimese poeg läheb küll ära, nii nagu see on määratud, ometi häda sellele inimesele, kes ta ära annab. Ja nemad hakkasid omavahel arutama, kes see küll võiks nende seast olla, kes seda kavatseb teha. Aga nende seast tõusis ka vaidlus, keda nendest tuleks arvata teistest suuremaks. Ent Jeesus ütles neile, rahvaste kuningad peremehetsevad nende üle ja neid, kes nende kallal meelevallatsevad, hüütakse heategijaiks. Nõnda ei tohi olla teie seas, vaid suurim teie seas olgu nagu noorim ja juht nagu see, kes teenib. Sest kumb on suurem? Kas see, kes istub lauas või see, kes teenib? Eks see, kes istub lauas, ent mina olen teie seas nõnda nagu see, kes teenib. Aga teie olete need, kes minu juures on püsinud mu kiusatustes. Ja mina sean teile kuningriigi nõnda, nagu minu isa mulle on seadnud, et te sööksite ja jooksite minu lauas, minu riigis ja istuksite troonidel, mõistes kohut Iisraeli 12 suguharule. Siimon, Siimon, vaata, saatan on väga püüdnud sõeluda teid nagu nisu. Aga mina olen sinu pärast Jumalat palunud, et su usk ei lõppeks.
ja kui sa ükskord pöördud, siis kinnita oma vendi. Peetrus ütles talle, issand, ma olen valmis minema sinuga nii hästi vangi kui surma. Jeesus aga ütles, mina ütlen sulle, Peetrus, kukk ei laula täna enne, kui sa oled 3 korda salanud, et sa mind tunned. Ja Jeesus ütles neile, kui ma läkitasin teid kukruta ja paunata ja jalatsiteta, kas teil oli midagi puudu? Nemad ütlesid, ei midagi. Siis ta ütles neile, kuid nüüd, kellel on kukkur, võtku see kaasa, nõnda samuti ka paun. Ja kellel ei ole, see müügu ära oma kuub ja ostku möök. Sest ma ütlen teile, minus peab minema täide, mis on kirjutatud. Ta on ülekohtuste sekka arvatud. Sest ka see, mis minu kohta käib, on lõpul. Aga nemad ütlesid, issand, ennäe, siin on 2 mööka. Tema ütles neile, sellest on küllalt. Kas polnud mitte huvitav kuulata seda laiemas pildis? Kui mina lihtsalt seda tervikuna enda jaoks läbi lugesin, siis ma jäin mõtlema, et Jeesus on ikkagi ta on nii hell ja kannatlik. See suur kuningas, see suur valitseja, see suur Jumal üle kõige. Ta tuli ja oli teenija. Ta sai väikseks meie pärast. Ja sellises Lähis-Ida kultuuris see ühine söömine, see ei olnud lihtsalt, et me sööme koos. See sümboliseeris väga intiimset lähedust ja osadust. Ja Jumal tegi seda inimestega. Ja kui pärast siin teenistus lõppenud on ja me sellest lauast osa võtame, siis äkki tasuks ka mõelda sarnaselt, et kui me sööme seda siin, joome seda karikat, siis me otse kui teeme seda koos Jumalaga. See on midagi väga erilist. Palvetame. Taevane Isa, me oleme tänulikud, et sa oled olnud nii helde meie vastu. Et sa armastad meid nii palju, et sa said vaeseks meie pärast, sa said inimeseks meie pärast. Sul ei olnud mingit kohustust selleks, sul ei olnud mingit sundi, aga oma suures tarkuses, soovis, armastuses sa oled seda teinud. Ja me teame, et me ei adu seda täielikult, seda ohvrit, seda suurt tegu. Aga me palume, et me sellel pühapäeva hommikul siin võiksime seda natukene rohkem mõista. Muuda meie südant, valmista meie südant ette, kui me ka võtame sellest karikast siin osa. Võite meil ka meenutada elavalt selgelt seda, mida Jeesus tegi meie heaks. Ma palun nende pärast ka, kes võib-olla on natuke rahutud muredes, segadustes. Ma palun, et sa oleksid siin praegu nende kõrval, lohutamas ja andmas neid vastuseid. Ja usuliselt ka kinnitamas, et sina oled issand ja valitseja. Ja kõik on sinu kätes. Aamen. Jätkame veel ühe ühise lauluga. Kas oled näinud lootust pimeda vee silmas? Kas oled kuulnud tänu elul alla jäänu käest? Kas oled näinud taastamist valude poolt puretud kehas? Kas oled näinud algust uut, kas valgus pimeduses näed?
südamest, mis ainult vihast saab. See on see, mis Jeesus teeb. See on see, mis Jeesus teeb. See on see, mis Jeesus teeb täna veel. See on see, mis Jeesus teeb. See on see, mis Jeesus teeb. See on see, mis Jeesus teeb täna veel. See on see, mis Jeesus teeb. See on see, mis Jeesus teeb. See on see, mis Jeesus teeb täna veel. See on see, mis Jeesus teeb. See on see, mis Jeesus teeb. See on see, mis Jeesus teeb täna veel. Aamen. Nimetan kiirelt ära ka mõned teated. Regulaarsed teated on olnud seinal juba. Nendega on võimalus tulnud tutvuda. Selle kuu uudiskiri on nüüd saabunud. Ja kui me siin laulsime, see on see, mis Jeesus teeb, siis ma jäin mõtlema, et aga me saame ju siit ka lugeda, mis siin inimeste eludes Jeesus teeb. See on ka meie usu kasuks. Eriteadetest nii palju, et selle kuu lõpus on samuti piibli avastamisõhtu ja seekord tuleb külla pastor Allan Kroll. Ja üks selline tuntud klišee või stereotüüp kristluse sees on see, et Vanas Testamendis on üks kuri ja paha ja vihane Jumal ja siis äkki Uues Testamendis tuleb selline armastav Jeesus, kes ütleb, kuidas tegelikult asjad käivad. Ja siis Allan Kroll tuleb ja räägib meile, et kas siis tegelikult ka nii on. Tuleb põnev õhtu. Kui Jumal lubab, siis alustame ka alfakursusega 23. veebruarist. Veel on flaiereid väljas, võite neid julgelt jagada ja loomulikult, kui teil on sõpru, siis kutsuge neid ka isiklikult. Ja siis ka tänane teade veel, täna kell 4 on siin koguduse hoones ka kontsert, selle plakat on seal ees ukse juures, seal on rohkem infot. Meil on olulised sellised tähtpäevad ka, sünnipäevalised on Liisi Preedin, Kerli Valk, Maidriin Kõrgeperv, Taavi Palm, Junior ja ka Marge Palm. Ja kuna Kerli Valgul on juubel, siis tuleks lugeda ka väikene kaart ette. Ma sain teada, et neid siin ei ole, aga ma loodan, et te jälgite meid, nii et pange nüüd tähele. Kallis Kerli, sest meie oleme tema teos Kristuses Jeesuses, loodud heade tegude tegemiseks. Efesose 2:10. Soovime rohkelt õnnistust ja issanda ligiolu, armu ja rõõmu igasse päeva. Sinu Kolgata kogudus ja pastor. Kui kogudusse tuled, siis ootab sind selline ilus kaart. Saalemi kogudus on meie palvepartner, sellest on ka kirjutatud siin infolehes natukene. Meie sünnipäevalised on ikka üks suur tänupõhjus. Vahemärkus selline ka, mida tahaksin võib-olla lisada, on see, et kui ma teenistus olen, siis mulle ikka meeldib kuulata, kuidas neid sünnipäevalisi nimetatakse. Ma ei tea, miks. Minu meelest see on ilus. Kui me meenutame olulisi sündmusi, nimetame inimeste nimesid, see on lihtsalt ilus. Ja see näitab ka, kuidas inimeste kaudu Jumal teostab oma tahet ja ma mõtlen ka, et iga sellel inimesel on ka oma usulised lood, võitlused, katsumused, aga nad on osa kogudusest ja nad teenivad kaasa nii, kuidas nad saavad. Ja muidugi see läbiv palveteema on meil see riiklik olukord, meie juhid ja see, et see viirus taanduks ja meie kõik oleksime selle eest hoitud. Kuid enne paneme kokku ka vabatahtliku annetuse Jumala riigi töö heaks.
võime tõusta palvele. ja taevane Ise, me oleme tänulikud, et sina katad kõik meie vajadused. aga see suurim tänu on see, et sina oled see tegelik pärisosa. see, mille nimel me üldse elame. see, keda me tahame näha ja keda me tahame tunda. sa oled see suurim tasu. täname, et sa oled ka kogudust hoidnud sellel keerulisel ajal. Et hoolimata sellest, et maailmas on segane olukord, siis on koguduse majanduslikud vajadused kaetud, me oleme saanud ilusti oma arved ära makstud, töö jätkub koguduses, tööharud saavad oma tööd jätkata ja kõike. Ja me oleme ka näinud imeliselt, kuidas sa inimesi siia juhatad ja oma armu ikkagi edasi annad. Me oleme tänulikud, et me saame olla osa sellest imelisest tööst. Palun hoia ka meie riigi juhte, et seal erinevad konfliktid leiaksid ka mingisuguse lahenduse, et inimestesse tuleks sinu kartus. Ma palun, et kui need juhid oma igapäevaelu elavad, siis sa võiksid ka nende juurde läkitada oma sulaseid, kes on ka otse kui sinu eestkõnelejad ja tahavad teile näidata sinu teid. Ma palun, et usurahvas võiks olla see meie Eesti rahvale ka see teenäitaja, see julguse allikas ja see üks kindel selline alussammas või tugisammas, mis hoiab meie rahva sellist tervet suunda, elu ja kõlblust. Me täname, et meie sünnipäevalapsed on ka olnud siin sinu koguduse keskel. Neil igalühel on oma lugu sinuga, omad võitlused, omad mured, omad raskused. Aga me tõstame nad kõik sinu ette. Me palume, et sa hoiaksid neid nende uuel eluaastal. Sinu kaitsvad käed oleksid neid embamas. Ja mis iganes asjad neid kas takistavad või hoiavad tagasi, siis sinu arm võiks need eemaldada, me palume seda. Ja nende usuline kasv võiks jätkuda, nende rõõm võiks suureneda ja see võiks ka üle voolata, niimoodi, et teised inimesed seda ka veel selgemalt näeksid. Juhata ka seda osadust, mis meil siin jätkub. Eriselt me palume õnnistust ka Lehole, kui ta hakkab jagama sinu sõnast meile. Me palume, et meie oskaksime seda vastu võtta. Oleksime ka alandlikud selle vastuvõtmisel. Aamen. Kohe ma kutsuksingi siia Leho, kes hakkab meile tänast jutlust jagama. Aga ma ütlen ka, et meil on nüüd alanud siis uus seeria Danieli raamatu põhjal. Ja Leho saabki nüüd natukene täpsemalt rääkida, mis seeriaga siis tegu on. Armas kogudus, piiblis on üks põnev raamat, Danieli raamat, kus on selliseid lugusid sees, ajaloost Danieliga toimunud lugusid ja tulevasse või Jumala tulevikku ja ajaloo tulevikku vaatavaid lugusid, et paljude puhul päris raputa pead ja kui piiblis poleks kirjas, siis mõtled, et kust need tulevad. Me tahaksime 8 pühapäeval Danieli raamatu läbi võtta. Ja selle suureks pealkirjaks on saanud julge olla. Tänane teema julge olla sõnakuulelik, aga siin üsna varsti tuleb ka julge olla sõnakuulmatu. Oleneb siis kellele. Jumalale sõnakuulelik, ebajumalatele sõnakuulmatu. Siin on unenägusid, on ilmutusi, on prohvetlikke visioone, on palju põnevat. Ja ma usun, et see on, kuidas Jumala vaim meid kasvatab ja õpetab oma sõna kaudu, et me terviklikult vaatame. Sellepärast mulle meeldib, et me aeg-ajalt võtame piiblit järjest läbi, ühe terve raamatu või mingi jupi raamatust, et me ei vali endale sobivaid või kõnetavamaid kohti, vaid laseme Jumala sõna tervikul rääkida. Ma arvan, et see on üks hea põhimõte, mida oma isiklikus piibli lugemises järgida ja teinekord ka jutluste seerias. Aga miks seeria Danielist? Kuigi 2600 aastat tagasi
on sellel väga palju kõnetada tänapäeva. Daniel elas usklikuna võõra kultuuri jumala kartmatu kultuuri sees ja need väljakutsed, mis temal seal on, need on suhteliselt ajatud ja me saame väga palju paralleele tõmmata enda ellu. Teiseks, siin on ka prohvetlikke nägemusi Jumalast ja antikristusest ja osad nendest ulatuvad tänapäeva ja lõpuaegadesse välja. Nendeni me jõuame ka. Ja viimaks, üks oluline asi, miks Danielist rääkida, et Danieli Jumal on ka meie Jumal. Jumal valitseb endiselt, tal on asjad kontrolli all, rahvad, perekonnad, üksikisikud, olud muutuvad, aga Jumal valitseb. Jumalal on kontrolli all meie head ja halvad ajad, meie tervis ja haigus, meie rõõmud, südamevalud, võidud, kaotused, elu ja surm lõpuks ka. Täna tahaksin anda sellist raamistikku, vaadata esimesse peatükki, kellel on piiblid kaasas, võite selle lahti võtta. Täna nendest uutest testamentidest, mille peale me loodame, et pingi vahel on, ei piisa, vaid on Vana Testamendi kirjakoht. Ja tahan anda sellise raamistiku, rääkida natuke nendest isikutest ja ajaloost, mis seal on, aga jõuda ka sõnakuulelikkuse väljakutseni, mida esimene peatükk esitab. Nii et kujutame aega umbes aastal 605 enne Kristust ja loeme esimest Danieli peatükki. Kõigepealt esimesed päris lõpuni ei loe. Juuda kuninga Jojakimi 3. valitsemisaastal tuli Paabeli kuningas Nebukadnetsar Jeruusalemma alla ja piiras seda. Ja issand andis tema kätte Juuda kuninga Jojakimi ja osa Jumalakoja riistu ja ta viis need Sineari maale. Ja kohe ütlen täpsustuseks, et Sineari maa all mõeldakse Babyloni või Paabelit, millest tuleb palju juttu selles raamatus. Viis need Jumalakoja riistad oma Jumala kotta. Ta viis riistad oma Jumala varakambrisse. Ja kuningas käskis Aspenast, ülemteenrit, et ta tooks Iisraeli lastest nii hästi kuninglikust soost kui suursuguste hulgast noori mehi, kellel ei oleks ühtegi kehalist viga ja kes oleksid ilusa välimusega, kes oleksid taibukad kõigist teadustest, targad ja arusaajad, kes oleksid kõlblikud teenima kuningakojas. Ja neile pidi õpetatama kaldea kirja ning keelt. Ja kuningas määras neile igapäevase osa kuninglikust roast ja veinist, mida ta ise jõi. Ja nõnda pidi neid kasvatatama 3 aastat, et nad selle järel võiksid astuda kuninga teenistusse. Ja nende seas olid Juuda lastest Daniel, Hananja, Miisael ja Asarja. Ja ülemteener pani neile nimed. Ta nimetas Danieli Beltsassariks, Hananjas Sadrakiks, Miisaeli Meesakiks ja Asarja Abednegoks. Ja Daniel otsustas oma südames ennast mitte rüvetada kuningaroaga ja tema joodava veiniga ja ta taotles ülemteenrilt, et tal poleks vaja ennast rüvetada. Ja Jumal laskis Danielil leida heldust ja armu ülemteenri ees. Jätame praegu siia lugemise pooleli. Huvitav situatsioon. Jumala rahvas, Iisrael, ära valitud rahvas on antud, ja piibel just nimelt ütleb, antud Jumala poolt võõra valitseja kätte. Miks andis Jumal oma rahva võõra valitseja kätte? Küüditas ära suure osa neist, vallutas Jeruusalemma. Aga sellepärast, et Jumal karistab oma rahvast. Kui Jumal andis kord Iisraeli maa, need territooriumi oma rahvale, siis andis ta ka reeglid, kuida viisi seal maal elada. Samamoodi on tänapäeval. Jumal on andnud sulle, mulle meie perekonnad, meie elu, meie pangaarve, meie rahakoti, meie võimed, meie oskused, meie töö, lõpuks on kõik antud Jumala poolt kingituseks meile ja Jumal ütleb, et kasuta neid, aga mul on teatud juhised, kuidas neid kasutada. 3. Moosese 25. peatükis oli Iisraeli rahvale reegel, et igal 7. aastal peab saama maa puhata, kosuda. Maad ei tohi ära kurnata. Ja 490 aastat Iisraeli rahvas ignoreeris seda. Päris kaua. See näitab Jumala kannatlikkust. Jumal oli andnud ühe seaduse, ühe käsu, kuidas tuleks talitada, et maad mitte ära kurnata. Inimesed oma
ahnuses või soovis, et ikkagi rohkem kätte saada, ei järginud seda, aga Jumal oli kannatlik. Ma mõtlen, kui palju oleks meil kannatlikkust niiviisi oma lapsi kasvatada. Palun ära seda tee. Palun ära seda tee. 120 aasta. Palun ära seda tee. 350 aasta. Palun ära seda tee. 570 aasta. Palun ära seda tee. Ta võiks saata selle lapse nurka. Rahunemistuppa öeldakse tänapäeval vist. Aga ta veel ei tee seda. Nii 490 aastat. Ja siis Paabel küüditamine 70 aastaks on see nurkapanek. Rahunemistuppa saatmine, Jumala karistus. Tänapäeval on populaarne arvata, et ega Jumal vist väga ei karista. Aga piibel on üheselt selge, et Jumal karistab. Ta on väga kannatlik, palju kannatlikum kui meie. Väga kannatlik, aga lõpuks võtab Jumal kalkulaatori kätte ja ütleb, te pidite iga 7 aasta tagant laskma 1 aasta puhata, 490 aastat on möödas, teeme väikse jagamistehte, nüüd tuleb tagantjärgi kõik järgi teha, tasa teha, puhata, sest ma käsin. Ja mitte nii, nagu teie tahate, vaid nii, nagu mina ütlen. Ja selles mõttes on tegemist olulise teadmisega Jumalast, et tänapäeval Jumalal on kõik inimeste sõnakuulmatus arvel. Ja kui sa ei ole kristlane, kui sa ei ole palunud, et sinu patud kustutataks ja Kristuse veri kataks selle kõik kinni, siis kord tuleb päev, kui tuleb maksta nende pattude eest täie rauaga. Ja sellepärast on igal ühel hädasti vaja Kristuse lunastust, pattude andeks andmist. Ja sellepärast me tuleme kokku ka täna Kristuse surma eriliselt mälestama kord kuus niiviisi, sest ilma selleta meil ei oleks lootust. Muidu Jumala arvepidamises on kõik, ta teeb jagamise korrutustehted ja ta tasub selle eest meile. Meil on hädasti vaja Kristuse lunastust. Kust inimesed peaks seda teadma? Jumal saadab sõnumitoojad, saatis vanasti prohveteid. Danieli ajal oli nendeks prohvetiteks Hesekiel, Jeremia, võib-olla ka Habakuk. On aegu, kui Jumal saadab oma saadikuid, prohveteid, sõnumitoojad, läkitab ka meid välja kuulutama. Ja on aegu, kus Jumal vaikib. Viimasest Vana-testamendi prohvetist kuni Jeesuse tulekuni umbes 300 aastat Jumal vaikis, ütles, te peaksite teadma juba praeguseks. Mul ei ole vaja uusi prohveteid saata, tehke see ära, mida ma teile juba ütelnud olen. Nii et Iisraeli rahvas on Jumala karistuse all. Paabeli vangipõlves. Ja seal on Daniel. Daniel on alles päris noor, teismeline. Danieli raamat räägib pisteliselt kogu Danieli elust umbes 70 aastast. 69-70 aastat, piibli uurijad on seda kokku arvutanud. Nii et kui ta lõpus on kusagil 80. eluaastates, ja ta alustab päris noorelt, teismelisena. Ja kujutame siis ette seda situatsiooni. Teismelisena ta küüditati, viidi jõuga ära oma kodumaalt 100 kilomeetrite kaugusele Paabelisse, Babyloni. Ta isiklikult ei olnud milleski süüdi. Ta kannatas isiklikult süütult oma rahva pattude all. Ja ka see on osa piibli sõnumist. Me võime olla isiklikult Jumala ees õiged, aga me kannatame koos rahvaga või oma rahvapattude koos või nende pärast. Mõtlesin, möödunud aasta lõpus lahkus igavikku meie koguduse eakas õde Ehakai, üle 90 eluaasta. Tema oli samuti teismelisena küüditatud, Siberis elanud, tulnud tagasi. Uskliku inimesena elanud läbi kaasa kõik need kannatused, midagi sarnast nagu Daniel. Mitte isikliku patu pärast, vaid sellepärast, et see ühiskond oli selline ja jäi ustavaks kõik need aastakümned. Mõni ütleb, nõukogude ajal ei saanud olla usklik, sai küll. Daniel sai olla võõral maal usklik, usklikud inimesed said olla nõukogude ajal usklik ja Jumal hindab seda. Aastakümneid, 70 aastat oli Daniel sõnakuulelik Jumalale võõral maal. Õppis, oli aktiivne, oli kaasas selle eluga, mitte lihtsalt ei torisenud kuskil nurgas ja ei sepitsenud selliseid dissidentlikke plaane, vaid ta oli kaasas seal. Ega tal vist palju valikut ka ei olnud. Aga ta õppis,
ta lasi ennast harida, ta sai väga hea hariduse, ta oli kaasas ja ta lõpuks mõjutas seda ühiskonda kuni kuningani välja. Siis on juttu siin Jojakimist. Juuda kuningas Jojakim, kelle ajal siis Juuda kaotas oma riigi. Kohutav kuningas, Jumalale sõnakuulmatu. Võttis kuulda valeprohveteid. Põletas Jumala seaduse, Jeremiia 36:28 ütleb seda, et ta põletas Jumala seaduse. See on umbes nii, nagu piiskop võtab ja põletab piibli ära, ütleb, et aitab, me oleme vabad, meil on teised seadused tänapäeval. Alati, kõikidel aegadel on neid, kes tahavad Jumala sõna kõrvaldada. Ka tänapäeval kristlike juhtide seas on neid, kes teevad maatasa piibli autoriteedi ja ütlevad, et see on ajast ja arust, võib-olla siin 2 sõna Jeesusest on, aga ülejäänud me teeme ise ümber. Jojakim oli selline, et oli lasknud Moosese seaduse ära põletada. Kohutav kuningas Jumala rahvale. Ja nii ongi, et Danieli raamatus Jojakimi rohkem ei nimetata. Ta jääb ajalukku. Inimeste seas oli ta populaarne, aga Jumal kõrvaldas tema. Mida meile veel öeldakse siin? Jumala koja riistad, templi riistad viiakse Paabelisse. Miks Jumal seda lubab? Sellepärast, et pühad asjad templist, meie sümboolikas, kirikurist, mingisugused leimamurdmise riistad, lõpuks altari piibel, ma ei tea, mis on kellelegi need kiriku asjad. Need viiakse ära ja Jumal laseb sellel juhtuda. Jumala sõna ütles, Issand andis tema kätte selle kuninga ja Jumala koja riistad. Issand andis selle, see on nii, et inimesed tegid, vaid Jumal andis, laski sellel juhtuda. Miks? Miks Jumal võib lasta teinekord ka kirikutel? Tõepoolest, võib juhtuda, et Jumal laseb kirikutel kaduda. Üks põhjus võib olla selles, et kui Jumala asjadesse hakatakse suhtuma maagiliselt, et kui mul on ikka piibel riiulis või rist kaelas või et siis ei saa minuga midagi juhtuda. Jumal näitas, et pühad asjad ei loe midagi, kui nendega ei kaasne usk ja sõnakuulelikkus. Kui nad jäävad lihtsalt reliikviateks, siis Jumal võib öelda, ma võtan su kõigi nende reliikviatega ja ei kaitse sind mitte midagi. Mõni arvab, et kui tal on rist kaelas või kodus seina peal, siis Jumal kaitseb teda. Või kui kodus on pühaku pilt, siis see kaitseb kurja eest. Aga kui sa ise ei ela püha elu, siis ei kaitse sind mitte ükski pühaku pilt ka. Või kui sa ise ei ole oma patud risti peale pannud, siis ei kaitse ristimärk sinu kaelas või riiulis ka mitte karvavõrdki. Jumal lasi pühad asjad templist viia võõrale maale, sest need ise olid muutunud maagilisteks objektideks, ebajumalateks. Need ei toetanud enam Jumala teenistust, vaid takistasid neid. Ka pühaõhtu söömaja kohta, kuhu me täna tuleme mõne aja pärast. Paulus ütleb, et ärge võtke sellest maagiliselt osa lihtsalt riituse pärast, sest muidu see on teile nuhtluseks, vaid tulge usus sellest osa võtma. Ärge muutke seda vormi asjaks. Vorm toetab, vormid on head asjad, see tuletab meil meelde, see aitab meil minna rasketest aegadest läbi, kõik see on omal kohal, see ei tähenda, et me peaksime kõik ära likvideerima, aga kui jääb ainult vorm, jäävad ainult sümbolid, siis Jumal ütleb, et mõne aja pärast, võib-olla 490 aasta pärast, aga ühel hetkel ütleb, aitab. Mõte on kusagil mujal. Siis on kuningas Nebukadnetsar, tollase suurima riigi juht, kelle kultuur ja majandus edeneb, ta on sellise tõeliselt suur juht ja edukas juht. Ja samas ta kehastab ka sellist enesekeskset ja jumalavastast võimu. Ta on Paabeli riigi kuningas. Aga mis on varsti jõuan sinna, et piibel räägib ka Paabeli meelsusest. Ja ta kehastab ka seda. Laskis endast püstitada ülielu suuruses kuju, et inimesed teda kummardaksid. Selleni me jõuame mõnes järgmises peatükis. Ja siis on siin juttu veel ühest Aspenasest. Kuningas käskis Aspenast ülemteenrit, et ta tooks ja koolitaks neid poisse seal. Algkeeles täpne tõlge keeleliselt oleks, et ta oli eunuhhide ülem.
Kes on eunuhhid? Eunuhhid on need, kelle juures on tehtud suguline operatsioon nii, et ta ei ole enam ei mees ega naine. Ja kui Daniel pandi eunuhhide ülevaataja alla, ja Aspenas oli eunuhhide üle, ta vaatas eunuhhide üle, siis piibel seda otse ei ütle, aga suure tõenäosusega Danielist endast tehti ka eunuhh, tema juures tehti ka suguline operatsioon. 100% kindel mitte, meil ei ole seda kinnitust, aga kõik see viitab selleni. Me ei loe kunagi Danieli perekonnast ega tema lastest. Ta ei saanud kunagi abielluda. Juba 2600 aastat tagasi võimud üritasid inimeste soorolle reguleerida enda tahtmise järgi. Ja nüüd selles olukorras on Daniel. Võõra riigi maal, oma rahvas on Jumala karistuse all, Jumalakoja riistadki on ära toodud, kohutav kuningas on olnud Juudal, nüüd on see valitseja, kes käsib suuri ebajumala kujuseid teha, tema ülemus on eunuhh. Kas üldse on lootust, võiks siis küsida. Sellises Paabelis, kas on lootust? Ja kogu see Danieli raamat on, jah, on lootust. See on üks usujulge ja kindel asi, kui me loeme seda. Seal ei ole sellist kuidagi ägamist, et nüüd me käime kuidagi 70 aastat läbi, vaid see on lugu sellest, kuidas Jumal õnnistab sõnakuulelikke ja viib läbi ka täiesti lootusetutest olukordades. 3 korda selles esimeses peatükis on juttu sellest, et Jumal andis, et Jumal tegi midagi, Jumal andis. Kõigepealt 2. salmis Jumal andis Nebukadnetsari kätte kuningas Jojakimi ja need Jumalakoja riistad. Siis 9. salmis Jumal laskis Danielil leida armu ülemteenri ees, see oli Jumal, kes otsustas niiviisi. Ja 17. salmis, mida me ei lugenud, Jumal andis Danielile ja tema sõpradele tarkust, taipu, unenägusid ja nägemusi. Nägemustest, unenägudest räägime järgmistes kordades, saame veel päris korralikult ka rääkida. Kas sellises olukorras Jumal tegutses, Jumal valitses, Jumal andis, Jumal laskis? See võiks olla meile igal ajal julgustuseks. Me saame olla sõnakuulelikud Jumalale ja siis Jumal teeb. Kui ajalooraamatud kirjutavad, siis Nebukadnetsar võiks olla see suurim valitseja tolles ajastus. Aga Danieli raamat räägib sellest, et Jumal valitseb üle tema. Ja niiviisi ka tänapäeval. Ei Trump ega Biden, ei Putin ega Xi Jinping, ega süvariik ega ülariik ei kontrolli maailmas toimuvat, vaid Jumal kontrollib. Jumal kontrollib. Ja see Jumala ligiolu ja suveräänsus tuleb ka meie isiklikesse asjadesse kaasa. Jumal on andnud meile, kes me siin enamikule, elada Tartus või Tartumaal. Jumal on selle andnud. Jumal on andnud meile elada 21. sajandil. Ka sellisel ajal, kus kristlikud väärtused pigem kahanevad ja Paabel kasvab. Jumal on andnud meile elada siin. Jumal on andnud sulle sinu ülemused koolis või töökohal. Me oleme ikkagi Jumala kontrolli all suures plaanis. Daniel elab siis Paabelis, Babülonis. Ajalooline linn, aga piiblis Paabel on ka Jumala vastasuse sümboliks saab. Danieli raamat on ühelt poolt ajalugu, aga ta pole mitte lihtsalt ajalugu, vaid see on lugu sellest, mis alati juhtub, mis kõikidel ajastutel juhtub. Ilmutuse raamat räägib korduvalt Paabelist ja nimetab Paabelit juba siis sellises ka metafoorses ülekantud tähenduses, nimetab seda hoorade ja ilmamaa jäleduste emaks, ilmutuse 17.5. Paabel saab Jumala vastasuse sellise ilmamaa jäleduste sümboliks. Ja mitte lihtsalt selline kui ühiskonnakorraldus, vaid ilmutuse raamatus tuleb välja, et selle taga on saatan ise, selle taga on selline Jumala vastane vaim, kes Jumala asemel püüab valitseda, Jumala tööd matkida ja inimesi eksitada. Jumal loob ja valitseb oma kuningriiki ja siis on saatan, kes oma käsilastega tahab ehitada Paabelit,
oma riiki. Jeesus on peigmees ja kogudust nimetatakse Kristuse pruudiks. Neid inimesi, kes on selles Paabelis, nimetatakse hooradeks, ebajumala teenijateks, pruudi ja hoora vastandus. Aga Ilmutuse raamat ütleb ajaloo lõpu kohta, et Paabeli kohta langenud on Paabel. Aga ühelt poolt on see ajalooline Paabel, millest Danieli raamat räägib. Ja teiselt poolt see saab sümboliks sellisest Paabeli vaimsusest või Paabeli vaimust, mis läbi ajaloo tegutseb rahvaste ja valitsejate kaudu. Aga lõpus Kristus lõpetab selle. Ka tänapäeval selline Paabeli meelsus, Paabeli vaim hävitab, killustab, rikub ära Jumala plaani, püüab sisse tungida kultuuri, aga ka meie igaühe ellu, moraali, seksuaalsusesse, haridusse, poliitikasse, soorollidesse, kuhu iganes. See Paabel on kogu aeg, kuni Kristus tuleb, selle ära lõpetab. Ja taas, kuidas me siis elame keset seda Paabelit? Daniel on näiteks sellest, et ka kõige suurema maailmavõimu keskmes on võimalik jääda sõnakuulelikuks Jumalale. Ka kõige väliselt lootusetumates olukordades on võimalik jääda sõnakuulelikuks Jumalale. Minu jaoks on üks oluline mõttepaar selles esimeses peatükis, et millest Daniel keeldus. Ta ei söönud seda võõraste kuningate toitu. Aga mida ta laskis juhtuda endaga või kas tast küsiti, aga vähemalt seda ta ei astu sellele vastu, ta lasi endale panna võõramaa nimed. Minu jaoks selline huvitav vastandus. On midagi, millest ta täiesti keeldus ja püüdis sedast ümber saada, ja oli midagi, mis paratamatult juhtus, aga ta kuidagi ei sõdi selle vastu. Tõsi küll, Danieli raamatus neid võõramaa nimesid, uusi nimesid, Daniel ja tema sõbrad ise ei kasuta kunagi. Aga nende kohta neid kasutatakse. Ma mõtlesin, miks on niiviisi? Miks nad siis keeldusid sellest toidust? Meil ei ole seda seletust. Piibel ei õpeta, et taimetoit oleks kuidagi ülem lihatoidust. Alates Noa päevist loomise järel oli kõik taimetoidulised, ilmselt ka loomad, aga Noast edasi Jumal ütleb, et sööge ka liha. Ja liha on lubatud inimestel süüa. Kellelgi on taimetoidu eelistus, see on tema isiklik eelistus, aga üldist reeglit mitte. Pealegi on siin öeldud mitte ainult taimetoit, vaid nad otsustasid süüa mitte midagi peale taimetoidu ja vee. Mahla ja me ikkagi sööme siin mingeid teisi asju ka, et see ei ole selline ajatu eeskuju kõikideks aegadeks, et ainult vee peal ja taimetoidu peal. Aga ju selles kuninga õukonnas, kus oli kõike küll, oli ka neid toite, mis juutidel oli ära keelatud Moosese seadusega. Ja hakata nüüd nendele õukonna kokkadele selgitama, et lugege läbi ja tehke täpselt meie menüü järgi, oli ilmselt lootusetu ja ega nad ei saanud seda kontrollida, lihtsam oli minna taimetoidu peale. Vesi ja taimetoit, et me ei eksiks Jumala seaduse vastu. Nimepaneku kohta ei ole meil Moosese seadust, et mida sa pead oma lastele nimeks panema. Muidugi on tore, kui oma kultuuri, oma rahva nimed on, aga see oli selline, sellega me saame elada. Söömise kohta oli reegel, nimepaneku kohta ei olnud. Ja siin me näeme taas, et nad läksid kaasa välistes asjades või möönsid väliste asjade olemasolu, aga sisulistes asjades nad ei läinud kaasa. Ma kujutan ette, on võimalik ka täpselt vastupidine religioossus. Minna lasta järele sisulistes asjades, hoida kramplikult kinni välistest asjadest. Kannan kristlase nime, aga olen nagu babüloonlane oma südame poolest. Armastan Jeesust, aga magan oma tüdruksõbraga. Kannan ristimärki või mingisugust piiblit avalikus kohas, aga elu on see või teine. Nende suhtumine vastupidi. Välised märgid, hea kui nad on, see nimi kui jääks, aga kui ei ole, kui nad kutsume teise nimega, ma reageerin sellele nimele ka. Aga sisu, mis Jumal on ära keelanud, ma seda ei tee. Mõnikord, eks see seab meile väljakutse, mõnikord me tahame ka kristlastena olla väga radikaalsed. Meie ilmalike struktuuridega koostööd ei tee. Aga Daniel õpib seal,
elab keset maailma, aga ta ei segune selle maailmaga. Piibel kutsub meid olema soolaks ja valguseks seal, kuhu meid on pandud. Mõtlesin, minu jaoks üks selline palju väiksemas mõõtmes, aga võõral maal, võõla kultuuri keskel, ka usulises mõttes oli, kui ma tudengina aasta aega elasin Hollandis. Vahel olin vahetusüliõpilane, õppisin oma eriala, kõik oli hästi, õppisin, Daniel ka õppis, jah. Aga ma olin väljaspool oma perekonda, väljaspool oma koguduslikku konteksti. Meid oli seal 5 eestlast selles linnas, kes õppisid, me käisime omavahel läbi, nemad ei olnud kristlased. Ma olin kristlasena võõras kultuuris, võõras keskkonnas aastaks ajaks. Kõik oli hästi, aga juba seal ja tagantjärgi mõeldes oli mingid asjad, kust ma teadsin, et ma ei lähe kaasa. See oli mulle juba pöördumise, Jumala sõna ja kristliku kasvatusega kuidagi õnneks sisse jõudnud. Kui sa oled võõras kohas, siis sa tahad ikka oma nende rahvuskaaslastega suhelda. Meid oli 5 tudengit seal, teised ei olnud kristlased, tahad nendega koos olla. Igaüks õpib oma eriala, iga päev loengusaalis ka ei kohtu, aga siis nendepoolne selline initsiatiiv oli, et neljapäeva õhtuti mindi pubisse. Pubikultuur laialdane ja saadi kokku seal. Ja siis ma olin nendega seal kaasas, ega ma ei ole enne ka pärast seda suur pubis käia olnud. Aga õhtusel ajal nemad olid seal, et olla seal koos, nemad tellisid seal endale alkoholisisaldusega asja, mina võtsin limunaadi. Ja oled seal keset võõrast konteksti ja kultuuri, aga sest olla nendega koos. Ma mäletan isegi, et ja teine vestlused läksid, siis olid seinast seina. Ma arvan, et nii valju häälega ma pole kunagi evangeeliumi seletanud kui seal. Sellepärast see pubi muusika lärm oli tohutu kõva ja selleks, et üldse kommunikeerida, pidin ma nagu kogu kõrist teise kõrva juures rääkima, et miks ma usun Jeesusesse. Ma arvan, et nii kõvade detsipillidega pole ma seda kunagi varem teinud. Mis ei tähenda, et ma arvan, et pubikultuur ja sellised piibel hoiatab ja õistab rassimiste eest, aga see oli nagu see koht, nagu Daniel võõras kohas. Üks asi, mis mul oli selleks ajaks ka selgeks saanud ja mis oli põhimõte, ma olin mingi 20. eluaastate alguses, alaline noormees, inimene ikka mõtleb oma elu tulevikku ja abikaasa peale ja need teemad kuidagi käivad läbi. Selleks ajaks mul oli see põhimõte, mis ma arvan tuleb piiblist, et kristlane abiellugu kristlasega. Ja noorel mehel tekib ikka võõras kultuuris võib-olla üks või teine tunne, aga see teadmine oli paigas, sellest piirist ma kuskil üle ei lähe. Nii nagu Danielil, et on mingid Jumala seadused, mis on paigas. Välised asjad võivad olla või mitte olla, aga sisu peab paika jääma. Ma tooksin sellest esimesest peatükist välja 4 sõnakuulelikkuse õppetundi. Mida me siis Jumalale sõnakuulelikkusest võime õppida? Esimese peatüki 8. salmist on kirjas, aga Daniel otsustas oma südames ennast mitte rüvetada kuninga roaga ja tema joodava veiniga. Sõnakuulelikkus Jumalale on otsus. Alati on kiusatust Jumal maha vaikida, minna vooluga kaasa, mitte anda tunnistust oma veendumustest, anda oma põhimõtetele järele. Daniel otsustas olla sõnakuulelik. Sõnakuulelikkus on otsus. Piibel ütleb, et otsustamine on oluline. Õpetussõnad 2. Otsustusvõime valvab sinu üle, arukus kaitseb sind, päästes sind kurjalt teelt. Või õpetussõnad 3. Mu poeg, ära kaota neid asju silmist, säilita arukus ja otsustusvõime. Säilita arukus ja otsustusvõime. Need on su hingele eluks ja kaela ümber kaunistuseks. Otsustamine väldib kaasatriivimist. Kuskile paned vaia maha või ankru maha ja ütled, et nüüd on nii. Mul on mingid põhimõtted. Daniel otsustas oma südames. Ja Jumala tasu oli see, et ta nägi parem välja kui teised lõpus, kes paremat toitu sõid, rikkalikumat toitu. Nii et sõnakuulelikkus Jumalale on otsus. Teine, mida me õpime sõnakuulelikkuse kohta, on see, et sõnakuulelikkus ei anna luba ebaviisakuseks. Kui Daniel keeldub, siis ta keeldub viisakalt.
ta ei räuska, ta ei sõima neid toidupakkujad, igavesed seasöödikud ja veinijoodikud. Ma pigem olen, ta ütleb rahulikult, ei sildista, jääb viisakaks, pakub välja omapoolse alternatiivi. Ja siin on meil ka mida õppida. Kui miski meile ei meeldi meid ümbritsevas maailmas, ka siis tuleb jääda viisakaks ja väärikaks ja armastada. Sõnakuulelikkus Jumalale ei tähenda, et me võime öelda inetult teiste inimeste kohta või suhtuda üleolevalt. Daniel, kui ta ütles, mida ta ei tee, pakkus välja ka positiivse programmi, aga mida me võiksime teha, oma lahenduse. On lihtne olla millegi vastu, on palju raskem olla millegi poolt ja siiski minna eluga edasi. Ja mis on tulemus? Ülemustel oli temaga lihtne suhelda, nad jäävad sõpradeks, hiljem saab Daniel nende ülemuseks hoopis. Nii et sõnakuulelikkus Jumalale ei anna meile luba olla ebaviisakad inimeste suhtes. Kolmandaks, sõnakuulelikkusega me loovutame kontrolli Jumalale. Danielil ei olnud mingisugust põhjust oodata, et kui tema nüüd hakkab vastu nendele korraldustele ja ei võta seda süüa, et siis asi läheks hästi. Tal ei olnud mingisugust ootust. Pigem oli vastupidine ootus. Nad olid küüditanud, nad olid võtnud ära oma pere juurest, olid tema linna ära hävitanud ja hakkas siis sellisele ütlema, et teate, ma ei võta seda toitu, mida te pakute. Sõnakuulelikkus Jumalale võib olla risk. Sa võid kaotada oma töö, su pere võib sind mitte mõista, su maine ühiskonnas võib saada kannatada, su rahaline seis võib saada kannatada, aga Daniel otsustas olla sõnakuulelik Jumalale, mis sest, et teda oli küüditatud, ta kodulinn oli maha põletatud. Tal ei olnud mingit põhjust oodata vastutulelikkust. Aga lõpuks Jumal tasub iga ohvri, mida sa tood teel Jumala linna. Nii et sõnakuulelikkusega me loovutame kontrolli Jumalale. See on risk, aga me ütleme, sinu seadus, ma usaldan seda, sina vastutad, aga ma usaldan sind. Ja neljandaks, Jumal tasub sõnakuulelikele. Loeme siit 19. 20. salmist, mis siis juhtus lõpuks. 18 juba. Kui need aastad olid möödunud, mis nad siis pidid õppima, need 3 aastat. Kui need aastad olid möödunud, mille järel kuningas oli käskinud nad enese juurde tuua, siis ülempreester viis nad Nebukadnetsari ette. Ja kuningas rääkis nendega ja nende kõigi hulgast ei leidunud Danieli, Hanania, Miisaeli ja Asarja sarnast. Nõnda tulid nad kuninga teenistusse. Ja kõigis teaduse ja tarkuse asjus, milles kuningas neid küsitles, leidis ta nad olevat 10 korda üle kõigist ennustajaist ja nõidadest, kes olid kogu ta kuningriigis. 10 korda üle. Me näeme, et Jumal tasub lühikeses perspektiivis, selle 3 aasta sees. Jumal kinnitas neid. Tuletan meelde, juuda rahvas tervikuna oli olnud sõnakuulmata ja oli karistuse all. Aga selles hulgas oli neid, kes olid sõnakuulelikud ja keda Jumal õnnistas. Jumal ei hoidnud neid raskustest. Nad käisid kaasas küüditamise, tõenäoliselt sai kastreeritud ja kõige selle sees jääda sõnakuulekaks, aga Jumal tasub. Jumal tasub. Kõigis raskustes oli nendega. Aga ma loen nüüd ka viimase salmi 1. peatükist. Ja Daniel jäi sinna kuningas Koorese 1. aastani. Siin tuleb nüüd abiks ajalugu. Koores oli valitseja, kes tuleb 69 aastat hiljem. Ja tema ei ole enam Paabeli valitseja, vaid ta on naaberriigi valitseja. Tänapäevani Iraak ja Iraan madistavad, see on täpselt sama piirkond, siis ka madistasid, üks oli peal ja teine oli all. Ja Koores on naaberriigi valitseja, kes vallutab Paabeli. Paabel, Nebukadnetsar ammu seda, temale järgnevad valitsejad, Paabelit ei ole enam. Aga kes ikka on olemas? Daniel. Daniel on ikka olemas. Daniel elas kauem kui Paabel. Ja kui meie oleme Jumalale sõnakuulelikud, siis ka meie elame kauem
kui see maailm, kui see Paabel. Kauem kui selle maailma ahvatlused ja võimsus. Ja seepärast tasub olla sõnakuulelik Jumalale. Kui sa miskipärast oled kahtlev või pole otsustanud olla sõnakuulelik Jumalale, siis ma kutsun sind pöörduma, tasub olla sõnakuulelik Jumalale. Ja kui sa oled teinud need valikud, otsustanud olla sõnakuulelik Jeesusele, siis tea, et Jumal on ustav. Jumal tasub, viib läbi raskustest ja lõpuks me elame kauem kui see Paabel. Aamen. Tõuseme ja palvetame. Issand, selles sõnakuulelikkuse üleskutses on ühelt poolt tundub nagu raskust ja teiselt poolt on selles ka põnevust ja lootust. Sest inimlikult meile tundub lühikeses perspektiivis on teinekord tark vooluga kaasa minna. Aga kui me tõstame pilgu üles, siis me näeme, et sina oled üle selle kõige. Sa oled ajaliselt, sa oled võimsuselt, sa oled oma olemuselt üle kõige. Ja niiviisi me tõstame oma pilgu sinu juurde. Täname, et sa oled siit saadik meid kandnud. Täname eelnevate sugupõlvede eest, kes on usku alal hoidnud ja meile pärandanud ka siin Eesti maa peal. Ja ma palun, anna meile ka sellist armastavat sõnakuulelikkust. Hoida sinu poole Jumal ja samas teenida ka seda ühiskonda, mitte muutuda ülbeks, mitte kuidagi olla üleolevad, vaid õppida selles ühiskonnas ka seda, mida saab õppida. Ja niiviisi anda tunnistust elavast Jumalast. Täname, et sa tuled appi seal, kus meil on raske. Ja täname, et sinu sõna kinnitab, lõpuks sina võidad. Ja kui me oleme koos sinuga, siis ka meie võidame. Aamen. Me lõpetame selle osa siin 3 ühislauluga ja loomulikult pakume ka eestpalve võimalust. Ma usun ka, et see üks põhjus, miks Daniel tugev oli, kui seda raamatut lugeda, on see, et ta palvetas. Ta pidas oma palveid. Ja ütlen enda poolt ka sellise mõtte, mis mind on kõnetanud palvega seoses. Kui sa oled kristlane, kes väga ei palveta, siis sina kannad oma usku. Aga kui sa oled palvetav kristlane, siis sinu usk kannab sind. See on mu armastuse laul, sulle päästja, sulle Jeesus. Ma annan sulle kogu au, kallis päästja, kallis Jeesus. Et ma kuulun sul nüüd, see on parim koht mu jaoks.
issand Jeesus, ma tänan sind tõesti selle eest, et sinu ohvri läbi me ei pea mitte kunagi olema võõra valitsuse all, vaid sinu valitsus on see, mis on meie ümber, mis ümbritseb meid täielikult, milles me võime tunda vabadust, ka siis, kui ümber on tormid, kui ümber on raskused. Issand, sina tood hingamise, sina tood rahu, sina tood rõõmu, mis on ülevoolav. Tänu sulle selle eest. Jeesus, sina valitsed siin paigas. Jeesus, sina valitsed siin paigas. Vaenlasel ei ole meelevalda, ükski relv ei saa tal võitu anda. Jeesus, sina valitsed siin paigas. Jeesus, sina valitsed siin paigas. Jeesus, sina valitsed siin paigas. Vaenlasel ei ole meelevalda, ükski relv ei saa tal võitu anda. Jeesus, sina valitsed siin paigas. Sulle kuulub meelevald taevas sees ja taeva all. Sulle kuulub sinu kohtus. Sulle kuulub kiituslaul, iga pööl sul annab au. Sulle kuulub minu ülistus.
armastus kestab nagu sügav pühendus, läbi katsutud tõotus, vankumatu ühendus. Su armastus kestab ka läbi tormide ja maailma äärde. Sinu arm on leidnud tee, ustav oled sa ja ustavaks sa jääd. Sa ulatad mu käe, seepärast laulan su kiitust. Igavest on mu suu, igavest on mu suu su kiitus. Igavest on mu suu, igavest on mu suu su kiitus. Igavest on mu suu, igavest on mu suu su kiitus. Igavest on mu suu. See vaes lapse võtab ja armastusest ta enda embusse haarab, enda omaks nimetab. Mind enda sarnaseks sa lood ja riietad, mind valgesse riideb, oma pruuti valmistab. Vabaks mõistetud häbist ja süüst, nüüd su nime kanname, seepärast laulan su kiitust. Igavest on mu suu, igavest on mu suu su kiitus. Igavest on mu suu, igavest on mu suu su kiitus. Igavest on mu suu, igavest on mu suu su kiitus. Igavest on mu suu. Väärt oled sa, väärt oled sa, väärt oled sa. Koos inglitega toome austust, kuningan. Väärt oled sa, väärt oled sa. Koos inglitega toome austust, kuningan. Seepärast laulan su kiitust. Igavest on mu suul, igavest on mu suul su kiitus. Igavest on mu suul, igavest on mu suul su kiitus. Igavest on mu suul, igavest on mu suul su kiitus. Igavest on mu suul, igavest on mu suul su kiitus. Igavest on mu suul, igavest on mu suul su kiitus. Igavest on mu suul, igavest on mu suul su kiitus. Igavest on mu suul, igavest on mu suul su kiitus. Igavest on mu suul. Pärast väikest vahet me jätkame leivamurdmise osaga, kuhu issand kutsub tema lunastust meenutama ja tähistama neid, kes teda järgivad. Aga meie issanda Jeesuse Kristuse arm, Jumala meie isa armastus ja püha vaimu osadus jäägu meie kõikidega. Aamen.